peakokk Liisa seisis oma köögis, lehitsedes vana kokaraamatut otsides inspiratsiooni oma lapsepõlve lemmikroa taasavastamiseks. Ta kogus kokku värskeid koostisosi lootes, et need aitavad tal meenutada seda isu äratavat maitset, mis oli talle nii armas. Liisa hakkas köögivilju hoolega tükeldama, püüdes meelde tuletada, kuidas tema vanaema neid täpselt lõikas. Ta maitses valmivat rooga, aga miski tundus puudu olevat, see ei olnud päris see, mida ta mäletas. Liisa uuris oma vürtsikogu, otsides seda tabamata maitset, mis võiks roa täiuslikuks muuta. Tundide möödudes tundis ta end väsinuna, kuid oli otsustanud mitte alla anda, kuni ta saavutab täpselt õige maitse. Järgmisel hommikul helistas Liisa oma emale, lootes saada vihjeid, mis aitaksid tal vanaema retseptisaladust lahti muukida. Uue teadmisega varustatud lisas ta potile näpuotsatäie safraanit, lootes, et see on puuduv koostisosa. Kui Liisa maitses rooga, täitusid ta silmad rõõmupisaratega. Ta oli lõpuks tabanud täpselt seda maitset, mida ta nii kaua oli otsinud. Ta serveeris roa uhkelt oma emale, valmis jagama seda armsat mälestust ja tähistama oma kulinaarset saavutust.